Eelmine saade jäi sõna pealt pooleli, sest et telefoni maht sai täis ja jätkame siis sealt, kus pooleli jäi. Eelmises saates rääkisin sellest, et kuidas hakata märkama ja eristama oma enese positiivseid mõtteid ja negatiivseid mõtteid, mis vallandavad siis positiivsed emotsioonid või negatiivsed emotsioonid. Ja vastavalt sellele te lähete siis liikvele. Kuid on väga palju maailmaid lugusid, mida te jutustate, kuid te ei jutusta selleks, et minna liikvele, minna tegevusse, vaid te räägite selle loo endale ja teistele selga ja ka eelmises saates juba mainisin, et nii ilusate lugude rääkimine, ilusate mõtete mõtlemine, ilusate tunnete tundmine on energia, vajab energiat, kui ka siis koledate mõtete mõtlemine, koledate emotsioonide tundmine vajab energiat. Aga kui te olete kedagi taevasse ülistanud juba aastaid, siis alustuseks te võib-olla tegite seda eneseelu energia arvelt. Kuid kui te teete seda aastaid, siis ühel hetkel teil nii-öelda teie maailm läheb elualalhoiu režiimile. Mis on elualalhoiurežiim? See on see, et te võimalikult kaua tiksuksite, lihtsalt elus püsiksite. Elualalhoiurežiim. Seega teil endal ei ole enam energiat tegelikult, et oma koledaid mõtteid, koledate emotsioonidega üleval pidada. Ja teil ei ole enam tegelikult ühel hetkel energiat, et oma ilusaid mõtteid, ilusate emotsioonidega üleval pidada. Siis te teete seda kuidagi ja nagu ma ka eelmises saates mainisin, siis te kasutate selleks tasakaalustamise tuba, põgenemistuba, leevendumistuba, lohutamistuba, õigustamistuba, põgenemistuba, võitlemise tuba, vastu vaidlemise tuba, seal ma võin sellele toale väga palju nimetusi anda, aga mõte seisneb selles, et te peate oma kreenis asuva tasakaalu saama tasakaalu ja selle jaoks te kasutate seda nii-öelda leevendamist, lohutuse ja et mul meelest ära läheks. Kes paneb raadio selleks mängima? Kõik, mis ei ole loodus, on põgenemistuba. Kuid mõned inimesed kasutavad ka loodust põgenemistuaks ja kui loodus on maandav, ta on rahustav, sa jõuad kohale, sa saad seal hingata, keegi ei ründa, keegi ei nõua sinu käest, keegi ei, mida iganes seal loodus laseb sul olla see, kes sa oled, aga üldjuhul sa tuled sealt jalutuskäigult või metsast või matkamisest välja ja paari tunniga jõuad samasse kohta, kus sa asusid siis, kus sa põgenesid metsa või jalutama või sohu või kuhu sa põgened parasjagu. Nii, aga ma tänane saade proovin püsida selle koha peal, et kui sa teed aastaid koledaid lugusid, koledate emotsioonidega ja sinu maailm on läinud lihtsalt elualalhoiu režiimile, siis kust sa saad energia, et koledat lugusid, koledate emotsioonidega üleval pidada. Kus sa saad selle energia? Kui see ei ole enam sinu elu energia arvelt. Loomulikult lähimast ringkonnast. Sinu perekond, sinu vereliin. Nii nagu kunagi sinult
sinult noorte laste energialt hoiti üleval maailmaid. Nii noorte inimeste energialt, kehalt ja ihult peetakse üleval ka tänapäeval maailmaid. Noorte meeste ihu keha, energia ja hingega minnakse tegema suuri pahandusi maailma, saadetakse nad võõrale maailma, võõraid lapsi tapma. Lapsed lähevad tapma lapsi. Miks poisid mängivad sõda, on selle peale küsimus. Sellepärast, et selle poisi sees on sõjalugu. Kust ta sai selle sõjaloo? Ikka oma esivanemate sõdalugudest ta sai selle sõjaloo. Ehk siis, kelle najalt peetakse lugusid üleval, ongi mu küsimus. Meie noorimate energiaakude arvelt peetakse üleval maailmaid. Ja nüüd ongi see sama küsimus, et kas sa ka tead või oled valmis praegu nüüd ja kohe peatama oma enese maailma ja mõtisklema selle koha pealt, et kui palju on sinul olnud koledaid mõtteid, koledate emotsioonidega, mis on justkui ellu realiseerinud sama koleda tulemusena. Kõik see, mida sa oled kartnud, et see ongi kohale jõudnud. Et kui sul on väga kardad laste katkemisi, laste haiguseid, laste surmasid, siis kelle najalt seda hirmu üleval peetakse? See peetaksegi seda, et esivanemate kaupa on lastega juhtunud väga hirmuäratavaid lugusid ja sa oled justkui ka kaetud ehk kaetatud ja kaetatud. Kaetud on see, et miski on sinule peale pandud, aga kaetatud on see, et sul on see silmade ees need ja sa vaatad ka oma enese võimalike laste saamise peale samasuguste hirmu äratavate prillidega. Ja nii need koledad mõtted, koledate emotsioonidega, koledate tulemustega edasi põlvest põlve lähevadki. Kummaline mõelda, eks? Kuid võtame hästi lihtsalt nagu maailmad, et see, et sina saaksid pidevalt vihane olla näiteks, või pahane olla, või süüdi olla, või solvunud olla, või ängistuses, trotsis, jonnis, kiusus, kättemaksus, kadeduses, armukadeduses olla, siis kelle energia najad sa pead seda üleval, seda maailma? Alustuseks enda, aga kui sa oled enda energia ära raisanud ja läinud selle alalhoiurežiimile, milleks keha enam ei anna sulle energiat kätte, sest kehal on endal vaja nii-öelda rakuuenduse süsteemi jaoks ta hoiab varu endale ja kõik, mis ta suudab toota, ta annab sulle. Aga kuna sinu lugu, koledad lood ja ka nii-öelda energiat tootvad lood, seal tuleb vahet teha, et ma teen endale hea tuju ja siis ma teen entusiasmi ja siis ma lähen selle entusiasmiga selline ja lähen, teen seda. See on ju ikkagi kellegi arvelt. Ja kui sul endale enam ei ole, siis loomulikult alustuseks mingisugune organ saab sul pihta, aga lisaks organitele hakkab ka sinu maailm ümberringi nii-öelda katki minema või õnnetused saabuma või järgi andma.
Sest et see pingestatus, mida sa vajad enda loo üleval hoidmise jaoks, sest sa samastud selle looga, sa pead seda iseendaks, sa peadagi suureks looma, et üldse olemas olla. Sa peadki endale selle koleda loo looma, sest et kui su koledat lugu sul käest ära võtta, siis sind ei oleks nagu olemas enam. No mida sa siis jutustad, kui sul oma koledat lugu enam ei ole? No ja mina ja minu õnnetu saatus ja minu traumad ja minu see ja teine ja see ei ole üldse see muregi, kui sa teaksid, millised mured mul on. Saaks ammu surnud, kui sa neid peaksid kandma. Kuna me oleme sümbioosis, hästi ühenduses oma lähedal asuva maailmaga, oma lähedastega, sugulastega, vereliiniga, sõpradega, töökaaslastega, siis see sümbioossus käibki niimoodi, et ta tegelikult peaks sul energia minema sinust, nagu nii-öelda sa toodad energiat ja ta peaks minema nii-öelda eesolevale põlvele, ehk siis sinu lastele ja sealt edasi lastelastele. Aga kuna sa teed maailma ja hoiad üleval maailmat, mis on elu eitaval kujul, või siis kas põlastav või ülistav, mõlemad maailmad on energiat raiskavad tegelikult. Sest et mida su laps ja lapselaps vajab? Ta vajab lihtsalt seda, et sa oleksid olemas. Lihtsalt ole olemas. Aga kuna me lähme see, kas sa oled õige või sa oled vale maailma nii-öelda, et õige vanaema nii ei tee, õige ema nii ei tee ja see õige ja vale, siis meil on õiged ja valed lapsed ja õiged ja valed lapselapsed ja nii edasi ja nii edasi. Siis selleks, et õiget ja valet maailma üleval pidada, siis energia peaks minema nagu nii-öelda sinust vanematelt põlvedelt, sinust läbi sinu laste ja sinu lastelastele. Aga nüüd on energia liikumine on ju tagurpidi, kui sina siin üritad üleval hoida maailmaid, selleks, et ikka ise ellujäämisrežiimilt ellu jääda. Siis vähimalt, sellelt väiksem, kõige pisemalt voolab justkui tagasi lapsele ja siis vanaemadele ja sealt vanaemadele. See on tagurpidi energia voolamise nagu süsteem. Ja see on siis seotud nende samade mõtetega, mis loovad emotsioonid, mis loovad sulle loo, mida sa siis üleval hoiad. Ja mõnikord on taoliselt, et kui vaadata mõnda vereliini ja seal asuvaid madalasageduslikke emotsioonide, nii-öelda mõtteprogramme, siis ma näen, kuidas need on üles ehitatud vähima arvelt. Ehk siis laps ei saagi sündida nii palju sinna. Need lapsed lähevad katkemisse, need lapsed on haiged, need lapsed surevad enne teatud vanust, sest et nad võtavad selle nad ei saa alustadagi oma enese elu energia arvelt ellu minemisega, sest et esivanemad vari küsib ära lihtsalt niivõrd palju energiat. Konstellatsioonimaailmas näiteks seal öeldaksegi, et alla mingi 7-8 aastasel lapsel enda haiguseid ei olegi, vaid on esivanemate lood, mis sümptomitena siis ilmnevad laste ihudele. Ja see ei ole ainult nagu lastega seotud, see on ka meie samade lähedastega seotud, abieludega.
selleks, et mõni abielus, mõni naine saaks nii-öelda väga mõni naine saaks naisi põlastada, siis tema mees peab selle jaoks nii mõndagi oma ihuenergia arvelt talle toetust jagama. Ehk siis me kõik ei teagi ja ei hoomagi, mis kõik kõigega seotud on. Ma vist peaksin praegu rohkem näiteid tooma, et aru saaksite. Ma võtan praegu mõttepausi korraks. Ehk siis nii põlastavad maailmad kui ülistavad maailmad. Põlastamisesse lähed nagu põlgusesse välja, ülistamisega sa lähed, ülistad seni kaua, kui sa saavutad selle, mil sa lähed pettumusse, sest et see muinasjutt, mis sa kellegi tiivad oled selga rääkinud, see ei ole tema lugu. Ja põlastuslugu, kui koledaks sa kellegi räägid, inetuks, koledaks, mõttetuks, lolliks, napakaks, kellegi räägid, see ei ole ka tema, see on lugu, mida sa talle nagu selga räägid. Kuid mõlemal juhul on sul vaja energiat, et seda nagu teha. Ja kui lihtne on see, et kui mul on selline mõte, ma räägin sulle sellest mõttest, ma istutan need samad mõtteprogrammid, tegelikult on need parasiidid, tegelikult on nad nii-öelda seesama koht, et mul on nii hea mõte ja siis ma räägin ja ma istutan sulle selle mõtte ja siis sa lähed selle mõttega kaasa ja tunned ka neid emotsioone ja siis meid saab terve seltskond, kes mõtlevad niimoodi ja tunnevad niimoodi ja teevad niimoodi ja kui lõpuks nagu midagi saab valmis, siis on nagu selline küsimus, et ma ei tea, miks ma niimoodi mõtlesin või niimoodi tundsin ja niimoodi tegin. Ma ei tea, tema rääkis mulle sellest. Tema ütles, et mina pean niimoodi ja niimoodi ja niimoodi ja siis saab niimoodi ja niimoodi, aga välja tuli, ühesõnaga, ma tahtsin ainult head. Ma tahtsin parimat, aga välja tuleb nii nagu alati, öeldakse selle peale nagu vene keeles. Kuid see ongi seesama koht, et me omame mingit mõtet. Ja kuna selle mõtte üleval hoidmise jaoks meil on palju energiat vaja, siis me otsime samale mõttele hästi palju mõttekaaslaseid. Ehk siis me teame, see on nagu gängi ehk klubi. Ja siis me oleme eriti nagu, seal klubis on siis kõik mõtlevad seda mõtet ja siis nad tunnevad seda emotsiooni ja siis lähevad sellega liikumisse ja siis nii edasi ja nii edasi. Ehk siis on inimesi, kes nagu teevadki seltskonna, kes pööravad kellegi vastu, nii-öelda, et kuule, tema on seal selline, kuule, aga tead, peame plaani, et lööme ta maha, siis me saame ta maad ja varad ja mõisad ja metsad ja lossid ja tema naised endale ja nii edasi, tema loomad ja tema kulla ja karra ja ta, on ju. Või tema on ikka seal nii paha, vaata kui paha ta on, sa pead ikka nõus olema, et ta on paha, vaata tal seda kohta, kui paha ta on ju seal. Ja siis, kuule jah, see koht on tal tõesti paha, on ju nagu. Ehk siis mõtete istutamine pähe, mõttekaaslaste leidmine, agiteerimine
ja selline šantaaž, manipulatsioon käib kõik selle jaoks, et sa vajad oma mõtte üleval hoidmise jaoks tegelikult energiat. Ja siis ongi see, et ma ei tahtnud varastama minna, aga tema ütles, et seal on ja lihtsalt saab ja keegi ei näe ja keegi ei saa teada ja nüüd ma olen siin, on ju. Tema on vaba, on ju, aga ma olen siin trellide taga. See ongi seesama koht, et mõtete ja emotsioonide tundmise jaoks, lugude ülevalhoidmise jaoks on vaja energiat. Ja seda tehakse ikkagi ka raadio, televisioon, saated siia sinnapoole, müüvad sulle, põhimõtteliselt räägivad sind ära ja see on ikka hea mõte, ma hakkan seda mõtet mõtlema ja siis ma hakkan neid emotsioone tundma ja siis ma lähen sellesse tegevusse ja see pidi mulle nagu hea olema. See pidi praegu moes ja hea olema ja siis ma muudkui nagu lähen ja teen ja viin sinna tänna raha ja energiat ja aega ja ihu ja oma seda ja siis ma imestan, kuule, mu enda kodu kukkus kokku. Aga ma olin seal, aitasin seda ja siis olid talgud olid seal ja vabatahtlik olin seal ja siis ma päässin seal ja siis ma sain sealt kiituskirja ja näed, ripub siin seina peal, on ju. Aga katus kukub sul kokku. See ongi seesama koht, et kellegi arvelt, millegi arvelt ja üldjuhul on see oma lähedaste, sõprade, töökaaslaste ja me jagame energiat ja selle jaoks, et üleval hoida oma maailmaid. Kuid kui sa ühel päeval jõuad selleni, et sa tuled välja nendest jutustatavatest maailmadest ehk siis mõtetest, siis ja ei tee seda enda ja oma laste ja lastelaste tervise ja lausa elu hinnaga, vaid hakkad endale aru andma, et kui sa näiteks seal kodus oled ja palju muretsed selle pärast või mis saab ikka selle talvega saab ja kas see sõda ikka on ja kas mu lapsed on ikka terved ja kas mu lapsed saavad terveid lapsi ja kas me tuleme toime ja kas me saame need võlad ikka ära makstud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Sa vajad selle jaoks energiat. Alustuseks sa jooksid energiast tühjaks, sa lähed magad. Ja siis sa saad midagi endale jälle teed midagi ära, aga sa ei teagi, et sa mõtled ikkagi neid muretsemise mõtteid edasi. Sa muretsed endale igasuguseid asju kuni selleks momendiks, kuna sul keha on läinud nii alalhoiurežiimile, et sul aeg-ajalt käivad ka igasugused ärevushood ja paanikahood ja pilt kukub taskusse ja aju kaotab ühenduse, ühesõnaga. See tähendabki seda, et sul on ammu energiakriisilühised sinu enda sees. Ja mis on ka su laste ja lastelaste tervise peal, energiakriisilühised. Ja kõik selle jaoks, et sa saaksid oma muretsemise, et kui õudne on tulevik ja kui koledal ajal me elame, et sa saaksid seda üleval pidada. Kuid sa ei ole reaalsushetke olevikuga kursis. Praegu lihtsalt on. Praegu on sul kodu, sul on auto, sul on mees, sul on soe tuba, padi, tekk, külmkapp on toitu täis. See, mis on, sa ei ole seal kohal, vaid see muretsetud maailm, mis kõik võib nüüd kõik juhtuma hakata ja kui õudne ja kole see kõik on. See on sinu maailmaks. Aga nagu ma ütlesin, seda peetakse üleval sinu elu energia, sinu laste ja lastelaste ja sündimata, veel sündimata lastelaste eluenergia arvelt. Ja
Võtan uuesti mõttepausi praegu. Aga ma ütlen vahepeal ära kõik need ilusad, kaunid inimesed, kes on minu saadetes taipamisi saanud ja on minu saatesarja toetanud, et ma saaksin maksta ära interneti, et te üldse näeksite neid. Ma pean maksma ka ära elektri. Täna mul on veel olemas. Aga selle jaoks, et jagada neid maailmaid, mis on natukene teise nurga alt ja teise vaatenurga alt, et päris enda mätta otsast te näete enda mätast. Siis ma vaatan, kas sellega seotult on veel, et lugu ei käigi nii-öelda raha, seksi, vere ja maiste varade ümber, vaid tegelikult käib lugu energiate ümber. Seda tuleks vist ilmselt veel kord öelda, et tegelikult ei käigi lugu raha, seksi, meeste, naiste, asjade, majanduse, poliitika, poliitilisuse ja nagu maade, majade, metsade, autode, varade, miljonite ümber ei käi. See on see, millest te näete justkui, et lugu käib ümber sellise augu. Kuid iga selleks, et sa saaksid rahalugu üleval hoida, on sul vaja energiat. Selleks, et seksilugu endas üleval hoida, sa pead omama energiat. Selleks, et oma tervist üleval hoida, sa pead omama energiat. Kui sul on energia olemas, siis su keha suudab sulle terve keha teha. Kui sul energia läheb kriisi, jääd sa haigeks ja lähed tervishoiusüsteemi toetama oma alles jäänud alalhoiuenergia väikeste riismetega. Ehk siis kogu lugu on energia ümber. Ja kui sa tuled sellest nüüd kõigest teadvele ja et nüüd kui sa tead seda, siis hakka iga päev märkama just nimelt, sa saad nagu veel rohkem tulla ikkagi, selle sa pead hakkama märkama. Pead hakkama, kas sa pead? Sa ei pea, aga kui sa vaatad juba seda saadet, siis kuidas sa saaksid tagasi oma enese eluenergia voosse ja enese kasutusse, on nii positiivsete kui negatiivsete mõtete ja emotsioonide ka jutustatavate lugudest välja tulemine. Ja see ei käi väga lihtsalt, see käib rahulikult ja aeglaselt, päevast päeva, tuled järjest rohkem märkad ja mitte see, et sa lakkad olemas tõde või vend või ema või isa või abikaasa või naine, vaid sa tuled välja sellest jutustatavast loost, mida sa iseendaks oled jutustanud. Et ma olen selline. Sa tuled välja sellesse kohta, mil sa lihtsalt oled. Sa oled olemas, sa lihtsalt oled. Emana, abikaasana, õena, vennana, pojana, tütrena,
ja võtad maha enda pealt lood ja võtad maha teiste pealt kõik lood. Alustuseks, kui sa hakkad märkama, sa ikka näed, kui palju pahandust sa oma lugudega teinud oled. Ja kui sügavad need on, kui sügavad juured nendel lugudel on, kui palju sa juba tõsiselt oled energiakriisidesse viinud ennast, oma lähedasi, oma lapsi, oma lapselapsi. Ja sa võid sellest korraks niimoodi ka tõsiselt süüdlaseks ennast ehmuda. Aga selle jaoks, et süüdi ennast tunda, sa pead olema süüdistatavat lugu omama. Et pigem on teadvele tulemine see, mil sa hakkad märkama kõiki neid lugusid, mida sa praegu üleval hoiad. Ka sinu seljas on palju lugusid, mis sul on räägitud ja sa kannad neid ja tunned neid ja sinu energia arvelt on nii-öelda hoiad neid üleval. Isegi su juba lahkunud ema ja tema jutustatav lugu sinu enese ihu peal võiks öelda, et kui ema on lahkunud, et siis on see lugu maha läinud või? Ei ole. Seal ei ole vahet, kas vereliin on ju elav, vahet ei ole, kas seal on nii-öelda juba lahkunud, elavad või tulevased. Ta on elav teadvus, mis voolab nagu ühes jões. Ja see jõgi on alguses, keskel ja seal, kuhu poole ta voolamas on seesama üks ja sama jõgi. Ja lugu ongi selles, et kui mina keset jõge praegu siin hakkan mürgitama, siis see mürk voolab kõik minu ees olevatele põlvede peale ja nemad saavad selle oma ihu peal läbi kogetud. Seega minu ees olev ema seal ja emad vereliinide suured mürgitused, sa koged neid. Need käivad sinust läbi, sinu maailmadest läbi. Ja nüüd ongi see sama koht, et kui sa nüüd tuled teadvele, sa koged neid seni kaua, kui sa kannad seda sama lugu edasi, mida sinu ema sulle jutustad ja sa pead seda nii-öelda, isegi kui sul on see kole ja vastik ja ema põlastas sind ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui sa sellest välja ei astu, siis sa endiselt koged seda edasi. Teadvele tulemine ongi see sama lugu, et ma ei ütle, et sa astud oma jõest justkui kaldale ja vaatad, mis nii-öelda toimub. Ja kui sa jõuad sellesse neutraalfaasi, siis hakkad lihtsalt nägema, kuidas kõik kõigest läbi voolab ja kõik kõigega ühenduses, sümbioosis. Ja mida rohkem sa tuled teadvele ja hakkad märkama, sa võtad enese pealt maha nende esivanemate need lood, mida ka sina oled kunagi kandnud. Siis kui mina siin pool teen ühe ainukese sammu ja võtan need maha, siis põhimõtteliselt ma asun selle suure jõe puhastusjaamaks, peale mind läheb edasi puhtam vesi. Ja ma ei päranda neid edasi, ma ei mürgita sama mürgiga. Miks mürgitamine toimub, sest et need koledad mõtteprogrammid omandatakse, õpitakse sisse ja tehakse õpitut edasi, sest et ema õpetas niimoodi. Antud ühiskonna mudel õpetas niimoodi. Siis nüüd ongi see sama koht, et kui sa selle ühe tilgakesena seal samas jões tuled teadvele, siis kõik, mis on sisse õpitud, sa saad ka välja õppida. Ja sa sama mürgiga enam ei mürgita edasi. Miks see mürgitus toimub või niimoodi, sellega samastutakse selle looga. Nii on ja nii on ka edasi. Ei olda teadlikud, tehakse alateadvu. See ongi see sama, et sa magad selles jões veel, aga sa ei tea, et sa veel seal magad.
mürgitatud, nõiutud, hüpnotiseeritud ja programmeeritud jõgi, mis teeb seda, mis keegi kuskil nupule justkui vajutab. Aga nüüd, kui sa tuled välja ja sa ei ole nagu lihtsalt programm, mida sisse-välja lülitatakse, vaid sina ise asud sisse-välja lülitama. Sest praegu, kui sa omad ja sa teed päevast lihtsalt sipled nendes mõtetes, emotsioonides, tegevustes, energiakriisides, siis põhimõtteliselt sa ei ole teadlik, kes sisse-välja lülitab neid maailmaid. Aga kui sa ise asud teadlikkuse aste märka ja sinu sees olev märka ja märkab seda, siis kuule, see on alandamise programm. Kas ma tahan edasi alandada? Ei, ma ei taha edasi alandada. Võtan alanduse maha enda pealt, venna pealt, õdede pealt, laste pealt, selle pealt. Oi, jälle tuli peale. No võtan uuesti maha. Noh, jaa, sest et see ongi meie ajus olevad ühendused. Nad käivad neid radapidisid, mida pidi sa ikka palju aastaid oled käinud. Ja sa käid ikka tuttavad radapidi. Aga nüüd, kui sa pead looma oma ajus uued ühendused, siis sa pead palju kordi vana raja pealt nentima, et see rada ei vii mind minu teele. See on kellegi teise tee, kellegi jaoks vajalik ja oluline ja kellegi teisele energia ära andmine ja kinkimine. Aga minu elu energia arvelt ma ei jätka seda. Siis ma olen süüdi, avastad. No kui palju sa tahad süüdi olla? Noh, kui sa tõesti teed mingi õnnetuse ja oled süüdi, on ju, astud kellegile varba peale, palud vabandust, sa oled 1 minut süüdi, peale seda sa ei ole enam süüdi. Kui sa ülejäänud elu arvad, et sa oled muudkui süüdi ja siis õpetad ka lastele, kuidas nemad on süüdi ja selles teises ja kolmandas ja valitsus on süüdi ja poliitikud on süüdi ja siis mehe eks-naine on süüdi selles teises ja kolmandas ja neljandas ja see on süüdistusprogramm. Olema süüdistama, võta programm maha. Ja kui sa avastad, et sa jälle süüdistad seda teist või kolmandat, siis võta maha. Võta see nii kaua maha. Kui sul on häbi, kui sul on imelik, kui sul on piinlik, kui sul on hirm, kui sul on kurbus, avastad ennast jälle kurvana, siis sa isegi ei tea, millest see kurbuse komplekt sul koosneb. Stress, sa oled stressis. Stress on tohutu komplekt negatiivsete emotsioonide, mõtete emotsioonide nagu puhang. Ja kui see peale jääb, siis see läheb depressioonini ja depressioon ikkagi läheb eluenergia kallale, mil sa lõpuks oledki tühi, mõttetu, mitte keegi ja sul on aeg lahkuda. Kui palju inimesi elab depressioonis olevate inimeste kõrval, kes peavad omama väga palju energeetilist ressursse, et see depressioonis olev inimene nagu saaks endale 1, 2, 3 aastat juurde? Laste ja lastelaste arvelt käib see. Mis ma tahan öelda on see, et jõge tagurpidi käima panna ei saa, aga jõge saab ära ummistada, sumbunuks teha, sooks muuta, mädanema minna, haisema minna ja mülgasteks. Ja see ei ole enam jõgi, need on mülkad ja nendesse mülgastesse lapsed ja lapselapsed upuvadki ära ja
Nad nagu sünnivad mülkasse ja sealt juba välja saamine, oi. Nad ei teagi teist maailma kui seda mülkas asuvat maailma, kus nina tuleb püsti hoida, sest muidu vajub sitt sisse. Ja nii see käibki. Et kas sa nagu nüüd, kui sa oled saate selle kohani vaadanud, enne veel, kui jälle maht otsa saab, siis ma tänan päriselt, ma juba enne tänasin. Ma tänan veel, järelikult on vaja veel tänada neid inimesi, kes minu saadet on toetanud ja vahepeal mulle annetuslikke ülekandeid teinud. Ma tänan. Seega märka oma sees olevat märkajat, kes suudab hakata eristama positiivseid mõtteprogramme, negatiivseid mõtteprogramme, mis aktiveerivad positiivsed emotsioonide valangud, ained, dopamiinid, serotoniinid, endorfiinid, mida iganes plahvatused sinu kehasse. Ja siis negatiivsete emotsioonidega põhimõtteliselt ei ole olemas justkui vihast inimest. On viha kui ainega ja vihaaines sõltuvuses oleva inimese seisund. Ei ole ka olemas rõõmsat inimest, on olemas rõõmsa inimese kui rõõmsa emotsiooni ainega oleva inimese seisund. Selleks, et oma koledaid lugusid üleval hoida, sa teisele poole pead väga palju nii-öelda meelelahutuslikku ja oma koledate lugude põgenemise lugusid omama, meelelahutuslikke lugusid omama, mil sul läheb su kole lugu meelest ära korraks. Lähed sööd midagi head. Vaatad seriaale, vaatad filme, viid ennast tantsima, jooksma, jalutama, teed seda teist või kolmandat ja siis lähed ja mõtled oma koledat lugu edasi. Kui kõik koledad lood maha võtta ja kõik nii-öelda ülistamislood maha võtta, siis seal on olevik, seal on reaalsus. Seal ei ole aega, muuseas. Aeg on alati seotud selle mineviku meenutuse ja tuleviku ettekujutlusega ja kui palju aega sul kulub antud muremõtte mõtlemiseks ja kui palju aega sul kulub muremõtte lohutamismõttega üle käimise jaoks. Sekundi, nii-öelda ajalises mõttes. Seal on aeg. Kui sa tuled lugudest välja, siis seal lihtsalt kõik on. Ja seal on helge, seal on kerge, seal on humaansus, seal on inimlikkus, inimeseks olemise osa. Ja seal lihtsalt kõik on. Aga niipea, kui sa lähed jutustusse, kuidas on ja hakkad kirjeldama, kuidas on, siis kõik need, kuidas headus võidab kurjuse. See ongi see kurjad lood ja siis on need headuse lood. Ja nende vaheline tugev võitlus ja alaline sõdimine ja filosofeerimine, nii-öelda, see ongi lihtsalt ühe ja sama laeva masti ühtepidi kreenis või teistpidi kreenis.
vaat. Kõik need et lood sinu sees, 2 hunti, üks on valge, teine must, võidab see, keda sa toidad. See ongi seesama koht, et kui sul on hästi palju koledaid musti hundilugusid, siis võidavad sinu koledad hundid, tumedad hundid, tumedate jõudude maailm. Ja kui sul on need helgete huntide siis, ja toidad neid ja fokusseeritult tähelepanu on headusel, ma tahan ikka head ja paremaks ja tegelikult on elu on ilus ja lill ja kõik saab korda ja kõik on hästi ja rahunen maha ja hingan ja niimoodi ja niimoodi ja niimoodi ja niimoodi ja siis saad selle valge hundi justkui. Kuid tegelikult ei ole sa ei must ega valge hunt, sa oled lihtsalt energia. Ja see energia, sa võid minna ükstapuha millise loosisse, hundiloosisse, sooloosisse, paradiisiloosisse, põrguloosisse. Sa oled puhas ilma lugudeta teadvuse osis, kes tuli maa peale siia kehasse, et omada mentaal, emotsionaal ja füüsilise maailma lugusid. Aga nüüd, kui sa tuled sellest mentaalmaailma traalivaalist, nii-öelda tohutus sigrimigrist ja üle energia kaost välja, siis sa tuled ka välja sellest emotsionaalkaosest tuled välja, jääb hästi palju energiat, jääb kehal üle, keha uuendamiseks. Siis läheb, kui ma ütleksin sõna huvitav, siis ta ei ole see, et ta nagu, oi, mul on mingi huvitavad mõtted peas, siis ma olen huvitava, I'm so excited. Ehk siis ma olen nii erutatud, ma olen nii virgus, ma olen, kuule, lähme teeme seda, see on hea mõte ja siis me saame seda ja siis me saame seda ja siis see läheb paremaks ja siis see on ilus ja siis me saame seda maha müüa ja siis me saame palju raha ja kui me saame palju raha, siis see on endiselt on see energiakulu. Et võidab see, kellel on surres rohkem asju. Seal keses olles on lihtsalt kõik on ja sa oled realistlikult olevikus ja sul on reaalsus, kontakt on hästi tugev, mis on nagu reaalselt praegu nüüd ja kohe mida ma reaalselt praegu nüüd ja kohe nagu tahan. Tavaliselt inimesel see, mida ma tahan, seda ma niikuinii ei saa, aga ma pean ja ma pean kõike seda, mida ma ei taha, nagu, aga ma pean. Sealt kaob ära see, et sa ei pea mitte midagi ja sa ei tee midagi, mida sa ei taha. Ja läheb selgemaks see, mida sa nagu tahad. Aga see tahtmine ei ole seotud enam nii-öelda selle, et mõtlen endale mingid mõtted, lähen loo sisse, mida ma tahan. Selleks, et nagu midagi ikkagi tegema hakata, sa tegelikult sealsamas keses 0 punktis, oma tasakaalupunktis, oma rooliratta juures, oma telg on paigas. Kese, telg, energiavoog on paigas sinu endas. Siis seal oled sa justkui on suur lugu ja läbi suure loo juhatuse juhtub. Ja sa nagu usaldad seda, samas on ka usaldus on mõte ja ma usaldan, see on nagu see positiivne mõte, ei usalda, on see negatiivne, mis teebki sulle usaldusväärse või ebausaldusväärse maailma. Aga seal on mingi teine asi, seal on nagu see kõrgema loo juhatus, kõrgem plaan ja seal on see päriselt sa jõuad selle sügava inspiratsioonini, mil kõik justkui on korraga olemas
juhatus ja ta ei ole nagu maise loogikaga seotud. Seal on asjad juhtuvad, nad on hästi sümbioosses juhtumises ja ta nagu on kummaline, ma siin õmbluse puhul panin tähele, et õmblen, siis mõtlen, kuule, mul on siia punast pael vaja ja vaatan oma selle paela koti üle ja seal on punane pael. Ja täpselt nii palju, 1 meeter 20 sentimeetrit. No kuidas see, et ma kunagi juba on nagu seal, et see, ja siis ma vaatan seda, et oi, siia peaks panema luku, on ju. Vaatan oma lukukoti üle ja mul on see lukk seal. No oota, mis mõttes? Et ma tean, et see lukk on selle 20 aastat juba olnud, et ma kunagi arutasin ühe teise koti ja kotil oli väga hea lukk ja ma panin selle nii-öelda hoidsin alles ja ma teen midagi ja ma nagu võta sealt, seal on pael, seal on lukk, seal on niit, seal on nõel, seal on see ja ma nagu oota, see ongi seesama ju, noh, et küsija sulle justkui nagu antakse, et sa oled inspiratsiooniliselt oled sa hästi energeetilises voos ja see tuleb nagu kergelt, hästi kergelt tuleb nagu kätte. Hoitult ja juhatatult ja andmises, et see oma keses olemisel on nagu see, et maailm annab sulle kogu aeg. See on kummaline koht nagu rääkida, aga nii on. Seega hakkame nüüd märkama oma märkajat. Näiteks seesama, kas või alustuseks, et ma tunnen, et mul on vaja praegu siit sügada. Ennem kui sa jõuad sügamisele, ennem tuli sa märkasid oma kehas signaali, kes ütles, et kuule, süga mind nüüd sealt. See, kes sind saadab WC-sse ja annab sulle signaali, et on vaja WC-sse minna. Nüüd märka seda, kuidas sa said signaali. Märka, sa tahad juua, märka, et sa tahad süüa, märka, et sa tahad, nii-öelda, märka. Ja ikkagi hakkagi märkama just nimelt, milliseid lugusid sa jutustad enda, oma laste lähedaste ümbruse maailma suhtes ja hakka energiat sealt lugudest välja tooma. Kas sa nagu, kas sind pole enam olemas, kui sa ei ole kuskil loo sees? Sest et teadvus, vaata, kui sa ei tea, siis sa oled ka alateadvuses ja elad ka seal ju. Sa ei teagi, et sa alateadvuses 90% sinu maailmas toimub kõik juba need programmid otsustavad sinu eest ära, nemad jutustavad selle loo, hoiavad seda üleval, küsivad oma energiavaru selle jaoks ja see energia läheb sinna, sa ei teagi, kui palju energiat läheb sul nende lugude üleval hoidmiseks, see nagu kõik juhtub nagu iseeneslikult. Aga tegelikult on see, et see on sinu kõikvõimas teadvus, et ta saaks olemas olla, tal on vaja justkui lugu. Ja see, et ma räägin sulle märkajast, kas märkaja on ka üks lugu, et mine nüüd selle märkaja loo sisse ja vaata, kuhu sa oma praegu seda teadvuse ja teadvel olemise ära kaotad. Sa oled lugudes, mida sa ei tea, mida sa ei taha jutustada, mis on ammu vaja lõpetada, millest on ammu vaja üles ärgata ja teadvele tulla ja ei ole vaja enam neid oma lastele ja lastelastele ja oma sõpradele ja arvelt nagu üleval pidada. Aga kui sa nüüd pead ennast ikkagi oma lugudeks ja sul on vaja, mul on vaja vihastada ja pahandada ja solvuda ja peksta ja laamendada, süüdi ja süüdistada ja tülitseda. Kui ma tülitseda ei saa, siis ma nagu siis sa lähed kaitsma. Sa hakkad, seda teeb juba ego.
ego ongi kõik nagu ühendus selle musta ja valge hundi vahel. Ego kaitseb, võistleb, ründab, põgeneb ja salgab maha. See ongi ego töö, mis teeb nii-öelda kõik su koledad maailmad. Ego teeb siis võitleb, võistleb, lööb maha, põgeneb, salgab maha, valetab üle. Ja selle jaoks, et see kole maailm saaks olemas olla. Ja ego teeb ka sinu selle ilusaks öeldud, ego, ma tahangi hea olla, ma peangi pääsma, ma peangi teisi aitama ja ma peangi haletsusega seda või seda ja siis, see on ka ego. Et põhimõtteliselt ego ongi selle hea, selle koledate mõtete ja ilusate mõtete nagu lukustatud lukk. Lugusid ego peab lahustama, sa pead lukku lahti võtma, egot peabki kasvatama, sa peadki lukku nagu tugevamaks veel kasvatama. Luku tugevaks kasvatamine tähendabki seda, et su mast on väga äärmuslik, ego tugevaks kasvatamine, et sul on mast on aeg-ajalt üleni, 90% jookseb ühel poolt maailm sisse ja siis sa kangutatad 90% teisele poole, et siis on sul need samad hood. Tohutult madalseisus, tohutult, lendasin taevas, 7 tiiba oli seljas, 3 kuud ja siis põlesin läbi, nagu fööniks. Ja siis ma jälle tuhast läksin ja Täna sai siis selline saade. Järgmiste kordadeni ja järgmiste maailmadeni. Olgu tervitatud sinu märkaja, kes hakkab märkama.